Teksapükste parandamine Shashiko tehnikas šablooni abil. Pükste taha säärele on tekkinud auk ja selle parandamegi Shashiko tehnikas ära. Kõigepealt asetan sääre sisse raamatu, et mul oleks tugev pind seal sääre all. Ja nüüd valisin musta värvi teksapükstest paika. Vanadest teksadest lõikasin ühe musta kandilise tüki ja kinnitan ta nööpnõeltega ära. Musta valisin sellepärast, et teksapükstel on siin külje peal ka musta värvi, nii et siis ma arvan, et ta sobitub pärast kokku. Kasuta üleni traadist nööpnõelu, mitte neid, millel on plastikust mummuke, sest kui sa asetad oma valitud šablooni nüüd teksapükste peale, siis sa saad kenasti suruda vastu pükste. Ja sul on hea ja lihtne mustrit peale joonistada. Mustri joonistamiseks võid kasutada tavalist värvilist pliiatsit. Kui muster on joonistatud, hakka tegema eelpisteid. Abivahendina võid kasutada sõrmkübarat. Shashiko tehnika puhul on lihtsam nii, kui sa tikid algul kõik pisted ühes suunas ära ja siis alles tikid teises suunas. Nii on su liikumine loomulikum ja ei teki ülemääraseid vahehüppeid. Nüüd on ühes suunas pisted tehtud ja alustan teises suunas tikkimist. Viimase pistega mine töö taha ja tule püksisääres suvalisest kohast välja. Et hiljem see niidi ots pükste pahemale poole tõmmata ja pistet alla ära kinnitada. Keera püksisäär ringi ja kõik niidi otsad kinnita olemasolevate pistete alla ära. Pistete kinnitamine on väga oluline, sest kui sa pükse pesumasinas pesed, siis ei tohi ju niidi otsad sealt välja tulla. Ja kui kõik on korras, keera püksid ringi ja ongi valmis.